Tere hommikust! Vahelduseks ilus ilm õues, karg ja külm, loodame, et varsti tuleb ka lund. Minu nimi Krista Karu, mina olen Primendis infrastruktuuri ja pilveteenuste juht ja täidan ka Primendis tegelikult infoturbe juhi kohustusi. Tänane webinari teema on siis, kuidas olla valmis kasvavateks küberohtudeks, et puudutame nii teoreetilist poolt, vaatame üldse, mis täna maailmas tegelikult toimub ja annan ka paar võib-olla selles mõttes sükest tootesoovitust või lihtsalt silmaringi avamist juurde. Aga lähme kohe teele ära, et selles mõttes, mis asi on üldse küberoht või kuidas me seda nagu klassifitseerime, eks, et selles mõttes siin on hästi palju erinevaid lähenemisi, erinevaid siis gruppe, kes seda teeb, aga enamasti siis küberrünnakutest rääkides, siis tegelikult selle taga on enamasti kas andmete vargus, raha väljapressimine või siis töö seiskamine. See töö seiskamine seal, ma arvan, et kõige rohkem inimesed oskavad suhestuda siis tegelikult krüptoviirustega, mis on ka levinud vahel rohkem, vahel vähem. Et eks see sõltub kõik, kuidas ka meie enda süsteemid siis sellele vastu peavad. Ja levinud ohud selles mõttes mis nende rünnakutega siis, kuidas neid rünnakuid siis nagu läbi viiakse, on siis loomulikult pahavarad, eks. Kas saadetakse mingid emailid, kahtlased lingid kuskil sees, kuidagi teistmoodi kasuta ise kogemata läheb midagi alla, andmepüük, sinu konto sulgeb, pane siia kasutaja nimi, parool, sotsiaalne mõjutamine, me sulgeme su konto kohe, kui sa ei pane oma kasutaja nime parooli siia, ja paroolilekked, et selles mõttes siin on nagu ka see, et paroolid ikka lekivad, paraku andmebaasid lekivad, neid näiteid on tänasest maailmast võtta küll ja küll, eks, kus suured andmebaasid koos parooli hashidega on lekkinud ja siis neid hash'e hakatakse kuskil lahti muukima piltlikult öeldes. Et see on nagu päris elu, ja sellega lihtsalt peab selles mõttes ühel või teisel määral nagu kursis olema, ja mis on veel nagu levinud ohud, mida ma siia selles mõttes nagu kirja ei panna, siis tegelikult täna on hästi suur oht ka füüsilisele turbele. Ehk et kui me vaadake oma kontoris ringi, kus teie kontor parasjagu täna on see kodus tööl, vaadake aknast välja, vaadake, kas teil kõrval aknast vaatab keegi otsa, kas seda silmavärvi näed sealt, et kui sa näed, siis võib öelda, et tegelikult oht on suur, et keegi saab sinu andmeid lugeda näiteks sinu arvuti pealt, eks, või kuskil lähedal on näiteks mõni parkimisvaja või muu avalik koht, kuhu kõik pääsevad ligi ja siis sealt saab binokliga näiteks sisse vaadata. Tundub võib-olla selles mõttes selline natuke võib-olla nagu skisoidne lähenemine, et kõik jälgivad mind ja kõik ründavad mind. Aga me oleme täna tegelikult seal kohas, kus me ju tegelikult, kui meile helistab pangast keegi, päris pangast, siis me ütleme talle ka, et sorry, ma ei usu, et sa helistad pangast ja paned kõne ära. Et need teised ohud on täpselt samamoodi ohud. Ja füüsilisest võib-olla selles mõttes nagu ohust veel rääkides on see, et ärme unusta seda ära, et meil on sotsiaalmeedia, me pildistame, postitame sotsiaalmeediasse tihti oma kontorist näiteks pilte või mingitest muudest asjadest, mis on tegelikult selles mõttes nagu rühmitusele, kes päriselt on võtnud eesmärgiks näiteks rünnata mingit konkreetset haru või ettevõtet, siis nemad saavad sealt väga palju tegelikult kasulikku informatsiooni. Nad saavad sealt kontori layouti aru, nad saavad sealt tegelikult aru võib-olla, kus inimesed istuvad, eks, inimeste pildid on enamasti kuskil veebis üleval, nad saavad kõik selle kokku viia. Lõpuks selleni välja, et nad asuvad teie töökohta sisse ja ütlevad, et ma tulin selle inimese juurde, ma tean täpselt, kus ta istub, sest see info on tegelikult kuskil avalikult kätte saadav. Ja ründajad kasutavad siis tegelikult nii tehnilisi kui inimlikke nõrkused, et tehnilised nõrkused, nende juurde tuleme hiljem natuke tagasi ka, et nendeks on meil siis ju tegelikult patchimata arvutid, võrguaugud, legacy tarkvarad ja nii edasi, mis avavad selle ründevektori, inimlikud nõrkused selles mõttes ongi need samad survestamised, kiire siin, kiire seal,
panema su kontot kinni, ära jumala eest oma IT-d tülita sellega, samas sa võib-olla ise ka mõtled, et ma olen IT juures käinud, keegi väga ei huvitu minu asjadest, et okei, mingi kiri tuli, teen ära. Et see nagu selles mõttes siuke nagu psühholoogiline nagu mõjutus on hästi, hästi nagu tugev ja endiselt küberoht on ka tegelikult natuke nagu füüsiline oht, et ka füüsiliselt selles mõttes teile tuleb inimene kuskil ukse taha, just kui võiks öelda, et on hästi usaldusväärne, et inimene on päriselt sinna kohale tulnud, aga kelmid liiguvad täpselt niimoodi ka ja see küberoht võib tekkida sellest füüsilisest ohust hästi kergelt, et mingi hetk avastate kuskilt oma võrgupordist mingi imeliku seadme, et ka see on üks ohuallikas tegelikult. Ja küberohud puudutavad siis tegelikult meid kõiki, ja mitte ainult tööalaselt, vaid ka vaadake oma ka isiklikud asjad üle selles mõttes, et ma ei tea, Facebookid, Gmailid, mis iganes teil on, et teil oleks kindlasti seal nii-öelda mitmeastmelised autentimised ja muud asjad, et selles mõttes see on tegelikult teie nii-öelda virtuaalne identiteet, ja seda virtuaalidentiteeti saab omakorda ära kasutada mingiteks muudeks suuremateks asjadeks või siis selles mõttes lihtsalt teha ka mainekahju, et küberohtude üks asi on raha väljapressimine, töö seiskamine, aga ka seal juures tuleb arvestada sellega, et nii-öelda küberohu realiseerimise järgselt võib tekkida väga suur mainekahju, et näiteks andmete lekkimise tagajärgselt ei usaldata enam seda nii-öelda asutust, kus need andmed on lekkinud ja nii edasi, nii edasi. Et selle peale tasub alati nii-öelda mõelda, et küberoht on tegelikult igal pool ja see puudutab kõiki, kellel on vähegi mingi seade, mis sisuliselt saab internetti. Ja kes siin siis nagu ründajad, et siin on ka selles mõttes hästi nagu mitu erinevat nii-öelda komponenti või nii-öelda nagu osakondasid või organisatsioone, et eks võib-olla selles mõttes nagu peamine on ikkagi selles mõttes siuke nii-öelda organiseeritud kuritegevus küberkurjategijate vaates, mille eesmärk ongi ainult põhimõtteliselt nii-öelda raha teenida. Nemad tulevad ka hommikul tööle, teevad oma tööd ja siis lähevad põhimõtteliselt kell 5, nagu meie lähevad ära, ja siis nemad selle päeva jooksul siis said kuskilt kellegilt raha nii-öelda kuritegevuse tagajärjel, eks. Ja nende jaoks on selles mõttes, see töö on hästi professionaalne tegelikult, et olen ise kokku puutunud ka sellega, kus peale siis nii-öelda edukate andmete kättesaamist siis kurjategijad saadavad siis põhimõtteliselt nii-öelda tagasiside küsitlused, kuidas te jäite selle teenusega rahule. Et see nii-öelda tööstusharju on nagu päriselt nii-öelda professionaalne ja nad siis ka soovivad tagasisidet saada oma nii-öelda tegevuse kohta, et kas läks hästi ja kas oli kiire ja samamoodi olen kokku puutunud ka selliste näidetega, kus kohe ei saadud vastata ja siis pärast vabandati ette taha, et vabandust, et me ei saanud teie nii-öelda requestile siis kohe tagasisidet anda. Nagu päris klienditeenindus. Mis siis veel on selles mõttes ka sisering insider threat on nagu üks tegelikult teema, et mis siin võib-olla nagu selles mõttes võiks nagu eesmärk olla, ongi siuke, loomulikult juhtub asju, on ka hooletust mõningatel juhtudel, aga teisalt halvad suhted, kättemaks, rahaline kasu jällegi selles mõttes, et need on nagu selles mõttes ja insideri all, ma ei mõtle nagu ainult nii-öelda enda nii-öelda võib-olla kolleegiv töötajad, ka siia alla tegelikult lähevad nii-öelda koostööpartnerid, võib-olla mingid alltöövõtjad, nii edasi. Et see ring on nagu palju suurem, et ei pea ainult nüüd kolleegi laua peale vaatama ja siis teda imeliku pilguga vaatama, et äkki, mis ta seal nihverdamine. Et see võib ka nagu kaugelt tulla. Ja selles mõttes sealt vaadatuna võib-olla, kui täna hakata nagu nii-öelda riski hindamist või analüüsi nagu tegema, et siis ikkagi suurem oht on nendel, kellel on nagu hästi palju ligipääs igale poole, et nende puhul lihtsalt see mõju on nagu palju suurem, et siis peab lihtsalt hakkama vaatama, kuidas seda nii-öelda, kas see risk on aktsepteeritud täna, kui ei ole, siis mida me saame teha selle jaoks
ja haldame, hindame selle nii-öelda riski ära, et siis on selles mõttes nagu jälle üks asi korras, kui me vaatame siis nii-öelda insider või siseriski, riikliku toega rühmitused, et see ei ole ka nagu selles mõttes siuke sõnakõlks lihtsalt, et see võib-olla puudutab meil rohkem nii-öelda, ma ei tea, riikide vahelisel tasemel, kus siis tegelikult ongi riikidel oma nii-öelda, tähendab mitte riikidel oma, on rühmitused, mis siis tegelikult toetuvad siis riigi toetustele oma tegevusega, ehk siis neid rahastab siis kuskil mingi riik ja nende eesmärk on siis tegelikult pigem nii-öelda just nagu kas siis tegeleda spionaažiga, ehk siis saada andmeid kuskilt kätte või siis nii-öelda poliitiline suund, kas siis mõjutada või siis tekitada ka nii-öelda infoseisakuid. Ja selles mõttes nagu arvata võib, siis pigem see nii-öelda ründesektor on siis ikkagi võib-olla nagu siuke hästi tähtsad teenust pakkuvad ettevõtted, lisaks siis ka nii-öelda riiklikud institutsioonid. Ja seal on siis ka see, et tegelikult kogu see nii-öelda riikliku toega siis nii-öelda rühmitused, need on ka hästi nagu professionaalsed ja nad on hästi rahastatud, et selles mõttes inimestel nii-öelda selle kuritegevusega tegeleda, siis see motivatsioon tegelikult on nagu kõrge, ehk siis selles mõttes, kui on suur motivatsioon, siis on tõenäosus, et see nii-öelda tulemus seal taga on ka nagu hea. Ja siis võib-olla selles mõttes on, eks need nii-öelda sektorid on siin nagu veel, aga on ka siis nii-öelda tavalised inimesed, kes lugesid, ma ei tea, kuskilt veebiajalehest, et häkkerid on siin ja häkkeriks saab hästi lihtsalt ja siis nad võtsid selle AI mootori lahti ja siis kirjutasid sinna, et kuule, anna mulle mingi skripti, mida kuskil proovida ja siis hakkasid pihta, et ka neid on tegelikult väga palju ja nende oht on selles mõttes on nagu üsna suur, sest nad lihtsalt komistavad kogemata kuskil otsa. Et seal on lihtsalt küsimus selles, et mis on nende siis nagu see lõppeesmärk, kas lihtsalt harida ennast, ma ei tea siis seda, kellele nad siis lõpuks nagu, kelle juurde nad sisse said, või siis ka tekitada nii-öelda kahju. Ja seal on selles mõttes võib-olla, mis on nende nagu fookusgrupp on, siis tegelikult pigem nagu sellised nagu väiksemad ettevõtted, pisemad, kus võib-olla meil selles mõttes see turvalisus ei ole nagu nii hea. Et need on nagu selles mõttes sellised nagu suured komponendid, kes täna meil siin nii-öelda küberkuritegevuses nii-öelda nagu kõige rohkem siis mõju avaldavad, eks. Ja mis on siis see tänane olukord meil selles mõttes, et 2024 oli meil siis tegelikult mõjuga intsidente Eestis, ma räägin ainult Eestis täna selles vaates, 6500, eks. 2023 oli 3300, sealt allapoole oli veel 2000 ja nii edasi. Täna siis 2025 aasta esimese 10 kuuga on see arv juba üle 10 000. Ja meil on siin veel natukene veel minna. Ehk et võib arvata, et selles mõttes, kui me 2024 ja 2025 kõrvutame, siis tegelikult on see mõjuga intsident duubeldunud. Mis selle taga on? Osati see jah, et selles mõttes rünnakute arv on justkui kasvanud. On kasvanud sellepärast, et rünnakud läbi viia on hästi lihtne, et pärast vaatame korra seda nii-öelda enam levinud ründevektorit siis. Ja sellest tingituna selles mõttes on ka see teadlikkus kasvanud ja ühtepidi ka, mida siis tegelikult nii-öelda RIA ise ütleb, on see, et inimesed on hakanud rohkem nii-öelda teavitama. Et me ei saa nagu öelda seda võib-olla, et 24 aastal ei olnud näiteks meile 10 000 mõjuga küberintsidente. Lihtsalt küsimus on ka selles, et kas me nagu nendest kõikidest teavitasime siis nii-öelda safety ehk RIA-t või mitte. Ja mis nüüd siis nagu veel nagu numbritesse minnes, siis 43% umbes, pea pooled küberrünnakud on tegelikult suunatud SMB segmenti. Et see on selles mõttes nagu võib-olla natukene äratuskell kõigile, kes me siin oleme.
et miks see SMB segment on, ega siis selles mõttes küberkurjategijad, nagu ma ütlesin, nad on väga professionaalsed ja selles mõttes neil on ka ikkagi nagu ettevõttes nii-öelda nagu struktuur ja kindlasti kuskil on marketing osakond ja kuskil tehakse R&D-d ka, et nad on tegelikult aru saanud, et SMB sektor on suuresti kõige rohkem nii-öelda haavatavam. Ehk et see on koht, kus võib-olla küberturbesse täna veel liigselt palju ei panustata, ehk siis on see kerge saak, et see ongi see kerge saak, eks. Et selles mõttes proovitakse kõiki uksi kogu aeg läbi sammuda ja katsuda, ja küsimus on selles, et kus kohas see kuluefektiivsus on nagu mõistlik, ja keskmisest kahjust rääkides, siis täna need on jälle selles mõttes natuke nagu hinnangulised numbrid, et Eestis on see umbes nagu 40 000 eurot, ja maailma keskmine on siis tegelikult kuskil 6 miljonit. Siin me räägime nagu suurtest ettevõtetest, suurtest andmeleketest ja nii edasi, kus on hästi suured trahvid või küsitakse hästi suurt lunaraha. Et need on need nagu numbrid, et kui me vaatame siin nagu seda keskmist Eesti kahju 40 000 eurot, siis ma võin öelda, et nagu SMB sektoris 40 000-ga, võtame näiteks aasta eelarve perspektiivi, küberturvalisus saab ikka oi, kui palju asju teha, ja järgmised aastad sul ka sa ei pea seda 40 000 võib-olla hüpoteetiliselt välja maksma, et see on jälle selline nagu mõttekoht natukene, kus vaadata, et ütleme nii, et need ajad on nagu möödas, kus on siin, et ma olen nii väike, et mind ei rünnata, ja vastupidi, sa oledki tegelikult see meelis target selles mõttes, et sind on hästi rünnata, kuna sul on see suhtumine, et minuga ei juhtu midagi, ma ei tee ka midagi. Ja mis teeb tegelikult nagu meele nagu hästi kurvaks, on tegelikult see, et see on nüüd siis KPMG tehtud uuring, kus siis 90% tegelikult ettevõtetest ei tegele küberriskidega piisavalt. Et 90%. Päris suur number, eks. Ja ma arvan, et see number täna pigem on nagu sellepärast suur, et meil on natukene vajaka sellest nagu teadlikkusest. Meil on tegelikult pisut nagu valehäbi, et kui kuskil kellegi midagi juhtub, siis me nagu selle nii-öelda ei jaga või ei räägi sellest. Ja see tekitabki selles mõttes sellise nagu pette aru saama, et tegelikult kõik ongi turvaline ja mitte midagi ei juhtu kuskil. Ja siis tulebki see koht, kus nii-öelda siis küberturbe eelarves tõmmatakse lihtsalt see joon sealt maha ja öeldakse, et aga midagi ei ole juhtunud, et miks peaks edaspidi ka juhtuma, eks. Et see on nagu päris, see on väga suur probleem tegelikult ja sellega kindlasti me saame nii-öelda tegeleda tulevikus. Täna võiks öelda, et selles mõttes nagu kuhu IT liigub, nagu suures pildis, siis ma arvan, et 5 aasta visioonik võiks olla sinna, et me sisuliselt tegeleme suuresti ainult nii-öelda turvalisuse tagamisega ja selle hoidmisega. Et kui me 10-15 aastat tagasi tegelesime sellega, et see lauaarvuti sul laua peal sul töötaks nii-öelda siis terve päeva korralikult, siis täna tegelikult enam keegi selle peale ei mõtle, kas arvuti töötab. Täna me mõtleme selle peale, et kuidas me saaksime tagada selle arvuti nii-öelda siis turvalisuse. Et jällegi selles mõttes tasub mõelda selle peale, et kui täna 26 aasta on kohe ees ja võib-olla siin osad on veel eelarve läbirääkimistes ühel teisel juhul, et kui täna ei ole küberturvalisusesse veel ühtegi numbrit sinna taha saanud, siis midagigi katsuge sinna taha saada, midagigi võib välja mõelda, ükskõik mis see siis on. Ja riski juhtimine ka, et see ongi nüüd see küsimus, et okei, et juhtkond andis mulle 40 000 näiteks, et mis edasi, kuhu ma siis nagu jooksen nüüd sellega, et kulutan nüüd ära kuhu, eks. Et sellepärast ongi see ka, et see nii-öelda riskijuhtimise raamistik on, ütleme nii, et suuresti enamustel puudu, mis puudutab nii-öelda SMB segmenti. Järjest rohkem seda tuleb, täna me siin ka nagu Eesti vaates räägime nii-öelda NIS2 direktiivist, mis siis tegelikult nii-öelda Eesti mõistes siis on tegelikult nagu küts, ehk siis küberturbe seadus, mis siis sätestab nii-öelda teatud segmentidele või teatud nii-öelda ettevõtetele siis teatavad nii-öelda kohustused, et üks võimalus on kasutada näiteks nii-öelda siis
NIS-i või siis EITS on ju, Eesti infoturbestandardid, see oleks hästi selles mõttes mahukas ja pigem nagu tehnilise poolega, selles nagu tehnilise fookusega on see siis täna on ju. Teine variant on minna ka näiteks ISO 27001-ga teele on ju, ISO 27001 on pigem rohkem siuke nagu turbeprotsesside poolne nii-öelda vaade on ju, aga samas jällegi selles mõttes, kui mingi protsessi teeme, siis selle taga on juba mingid nii-öelda tegevused ja selles mõttes ka siis mingid tarkvarad või mingid muudatused süsteemis on ju. Vabandust. Ja neid asju veel on ju, siin on Torad ja PCI-d ja kõik muud nii-öelda raamistikud veel, mis siis võib-olla lähtuvalt teie ettevõtte nii-öelda vaatele või struktuurile on siis juba teile näiteks kohandatud või siis te peate neid kohandama, et eriti puudutab siis täna nii-öelda NIS2 nii-öelda direktiivi, mis siis selles mõttes tegelikult on see ettevõtete arv Eestis seal ikkagi nagu nüüd juba nagu tuhandetes on ju. Et sellega selles mõttes, kui täna ei ole veel nagu tegelema hakanud, siis tasub mõelda, et kui otseselt nii-öelda nagu välisturgudele minekut ei ole, siis kas ISO võtta, eks see jääb igaühe enda otsustada, aga siis võib-olla ongi nii-öelda see EITS, EITS-i kohta saate kindlasti nii-öelda Riia kodulehe pealt nagu lisaks lugeda ja see on hästi selles mõttes suke granulaarne ja hästi on nii-öelda kõik nagu lahti selgitatud, et on midagi, kus teele minna, et seal on nagu siuksed peakomponendid, et sama, et kui mul see 40 000 nüüd aastaks 2026 on nii-öelda taskus näiteks, et siis ma võtangi sealt mingid nii-öelda segmendid ja hakkan siis nendega nagu edasi vaatama ja edasi liikuma. Ja mis on siis tegelikult nagu kõige huvitavam on see, et küberkuri, mul on siin üks kirjaviga, kes sisse jääb, küberkuritegevus on tegelikult siis maailmas suuruselt 3. majandusharu aasta käibega siis või kuidas iganes me seda nimetame, siis circa $10 triljonit. Et esimesel kohal on siis tegelikult Ameerika, kelle SKP on siis 27 triljonit, siis teisel kohal on Hiina 18 triljoniga ja siis me jõuame küberkuritegevusele, mis on justkui nii-öelda mõeldud nagu täitsa siuke eraldi tükiks. See on lihtsalt selles mõttes võib-olla nagu konteksti andmine või nagu selle mastaabi nagu andmine, et kui suur tegelikult tänase seis on. Et ei ole see niisama nagu jutuks hea või siin, ma ei tea, hirmuga keegi üritab kuskil midagi selles mõttes nii-öelda, kuidas öelda, maha parseldada. Et see on päris olukord ja päriselt kogu aeg midagi maailmas juhtub. Aga natuke võib-olla selles mõttes siukest nagu pehmemat poolt ka või siukest nagu päriselu asja, et kindlasti on sellest nagu räägitud, aga räägime veel. Et nagu ma ütlesin siis, et läheme sinna ründevektorisse, mis on siis tegelikult nagu enam levinud ja see tegelikult on e-mail, eks. Et neid e-maili nii-öelda phishing-uid tuleb sisse sõltuvalt ettevõtte suurusest 1 kuni 100 päevas, kus siis survestatakse sind, mõjutatakse sind, kuidas iganes mängitakse sinu nii-öelda närvide psühholoogiaga, eks. Et siin on lihtsalt nagu mõned nii-öelda nagu näited, et sinu kontos suletakse nüüd ja palun kliki siia ja pakutakse raha, kingitusi. Selles mõttes olgem ausad, kes seda niisama kellelegi raha või kingitusi pakub. Me oleme kõik saanud kindlasti sealt Nigeeria printsessidelt ja printsidelt kirjad, kus 10 miljonid vedelevad, sest sinu kauge sugulane Kanadast on justkui haihtunud kuskil, eks. Et sellega nagu peab arvestama, et see ei ole tegelikult nii. Ja selles mõttes nagu kirjavead ja stiilivead, et seda tasub ka alati nagu silmas pidada, et okei, täna on nagu AI tulnud, et jääda ja AI selles mõttes oskab juba nagu enam-vähem okeilt kirjutada. Aga siiski selles mõttes tuleb nagu silmas pidada natukene, sa pead nagu aru saama sellest, mis seal nagu toimub ja kuidas selle kiri on nagu üles ehitatud. Lingid on kahtlaselt pikad, tundmatud tähtede nimede kombinatsioonid, saati domeeni vastu tegelikult võib-olla nagu, ma ei tea, jaluses hästi palju on kuskil Gmail, Hotmail, jumal teab, mis mailist tulevad need kirjad. Et need on nagu selles mõttes sellised asjad,
mida tasub märgata ja mida tasub nii-öelda selles mõttes ka siis oma ettevõtteses jagada, eks ole. Või tundmatud manused, jällegi selles mõttes mingi suvaline inimene saadab suvalise kirja, seal on mingi manus sees, noh, kas peaks kohe peale klikkima, tegelikult ei pea. Et kui ise ei ole kindlad, siis vaata, aruta IT-ga, aruta kolleegiga tähendab seda, et mitte, et sa saadad selle kirja talle edasi, vaid lihtsalt arutad, kuule, näe, selline kiri tuli, mis sa arvad, kuule, vist ei ole õige. Et selles mõttes ainult niimoodi me ka jagame selles mõttes seda infot siis, eks. Või siis ka, on väga julmasid ja otse küsitakse, et anna oma paroolid, et kellele meist võib-olla ei oleks kuskilt LHV-st helistatud, et sinu pangakontolt on tehtud ülekanne, et logime nüüd sisse, et see ongi tegelikult see, et anna nüüd põhimõtteliselt paroolid ja logi sisse ja hakkame pihta. Et tasub selles mõttes nii-öelda mõelda natukene. Et ma näitan ka selles mõttes paari nii-öelda kirja, mis on siis selles mõttes, mis on eksperimendile saadetud. Et siin ongi Helen siis meie turundusest vastutav inimene siis saanud kirja, kus siis justkui oodatakse mingi dokumendi siis allkirjastamist. Et ütleme nii, et üsna ilmne, et see on tulnud kuskilt nagu kahtlasest kohast, et see meili aadress juba siin on nagu piisavalt selles mõttes nagu pikk ja lohisev, et see võiks tekitada igas inimeses tegelikult natukene võib-olla mingit häirekella märki. Et ja siin ongi see, et mis see siis sign dokument nagu tähendab, et jah, Eestis selles mõttes on digidok nagu täitsa olemas. Ma ei tea, kui laialdaselt see nüüd nagu maailmas levinud on, aga jällegi see on nagu selles mõttes nagu, pead nagu mõtlema selle peale. Samas teisalt jälle ongi see, et surutakse tegelikult selle peale, et meil siin kõik ju digiajastu, digiallkirjad, et hästi lihtne, eks, et kuule, miks ma siis ei peaks siia peale klikkima. Ja enamasti, kui mitte alati, on ka see, et nendes kirjades on alati eraldi välja toodud sinu nimi või emaili aadress, et sul tekiks see nagu selline special engagement nagu selle kirjaga. Küll aga see on nagu teistpidi tegelikult märk sellest, et tegemist on ikkagi pahaloomulise kirjaga. Ja ikka surume selle peale, et ärme jaga seda kirja, see on jälle konfidentsiaalne ja nii edasi. Et need on selles mõttes nagu sellised ohumärgid või tahan allkirjastada, aga siis ma pean kuskile portaali panema, ma pean mingi koodi sisse, siis, mis ongi järsku allkirjastatud. Ja lähme siis selles mõttes võib-olla nagu tehniliseks korraks ka siin, siis tegelikult nii-öelda Microsofti toodetega on võimalik meil nii-öelda selle kirja siis nii-öelda sisu päris hästi nagu trackida ja aru saada, mis see nagu toimunud on. Et siit on selles mõttes näha meil ilusti nii-öelda see display name, ilusti on näha see sender aadress, jällegi kui vaatate seda sender aadressit, siis võib-olla pole päris see, eks. Et ja saab ka alati siit domeeni kontrollida ja nii edasi. Muidugi tõele au andes väga ilusti on kasutatud üsna vana domeeni, et see domeeni reputatsioon võib-olla peaks mingis mõttes mingil määral nagu seal olema. Ja kui me lähme siin veel alla poole, siis tegelikult siin on ka authentication'i kohta, et nii-öelda kiri on suudetud signeerima panna, aga näiteks DMARC policy, mis seda kirja ühele poole või teisele poole nii-öelda lükkaks ei ole. Ja ka SPF tegelikult saab siin nii-öelda selles mõttes soft faili, et ma ei tea nüüd selles mõttes nii-öelda kes selle kirja saatis, et kui targalt või rumalalt nad siis selle nii-öelda süsteemi on üles ehitanud või kas nad tõesti nii-öelda spoofivad kellegi domeeni mingit moodi. See ei olegi nagu võib-olla suures pildis oluline, aga nii-öelda analüüsi tehes siis on nagu hästi näha seda, et mis hetkel, kus kohas midagi valesti on. Ehk siis jällegi indikatsioon sellest, et tegemist ilmselt ei ole päris õige kirjaga. Ja täna nii-öelda nagu rääkides siis oma ettevõttest või kui teie nii-öelda seadistate midagi, siis täna võiksite minna kindlasti vaatama, kas teil on DKIM ja DMARC policy'd seadistatud või ütleme nii, et kas või ka SPF.
et kui oled, siis kindlasti tuleb see nagu üle vaadata, et seda võiks täna nagu nimetada juba selles mõttes selliseks nagu baashügieeniks. Mida me sellega tagame? Me tagame jälle sellega natukene selles mõttes seda mainet, ehk siis suures pildis see teeb küberkurjategijate jaoks siis raskemaks sinu domeeni kasutamist, et selle alt saata nii-öelda iseseisvalt välja siis pahavaralist või paha sisuga nii-öelda emaile. Et see kindlasti täna siit üks asi, mida kaasa võtta, et üle kontrollida. Kui on juba olemas, väga hea, vaadake lihtsalt üle, kas on ajakohane. Võib-olla SPF-ist tegema mingid muudatusi, mõned IP-d ära võtma või midagi sukest. Et see on nagu asi. Teine näide, see on siis nagu ütleme nii, et kohe asja juurde. Et siin on siis jällegi selles mõttes mingi Gmail, display name hästi, see on siis nagu lähme asjad makse. Siin on siis Marika, kes on siis meie finantsjuht, tema on siis saanud tegelikult meie tegevjuhilt kirja, eks, et mis see arvutuskonto jääk on ja siis tahaks nagu võiks ülekande teha 38 000. Ja tavaliselt veel nendes kirjades on ka sees see, et ülikiire on ja varsti pannakse meil ettevõtte kinni, kui me seda 38 000 kuskil üle ei kanna. Aga selgelt selles mõttes ohumärgid on, et Gmail on, et kui me oleme nagu ettevõtte sees kokku leppinud, meie selles mõttes selline info edastamine või kommunikatsioon toimub ikkagi läbi meil nii-öelda ettevõtte emaili, siis sellega peame nagu tegema. Teiseks, ütleme, kui on ettevõttes, ma ei tea, sellest, et on mingi pildid ja asjad, siis sul ilmub alati siia ka see pilt, või on näiteks mingi kindlalt kokku lepitud signatuur ja seda täna näiteks enam ühel hetkel mingis kirjas ei ole, mida teil näiteks tegevjuht või finantsjuht või kes iganes kolleeg saadab, siis kohe nagu pöörake sellele detailile nagu tähelepanu. See kipub küll hajuma, aga nüüd, kui sa nagu mõtled, siis tegelikult ju on täitsa loogiline. Et siin selles mõttes jällegi on nagu natuke võib-olla vähem nagu midagi teha, sellepärast, et see kiri on tulnud tegelikult ju nagu Gmailist, eks. Et tehaksegi lihtsalt selles mõttes selline vari Gmaili aadress, millele ilusti pannakse siis nagu display name nagu paika, ehk siis tegelikult keegi kuskil on see siis AI abiga või inimese enda abiga, on tegelikult nii-öelda tuhninud, otsinud selle info välja, kes on kes, kus on mis ja siis üritab siis teha seda rünnet nii-öelda ellu viia. Ja siin on siis ka näha tegelikult, et ilusti tegelikult kõik autentimise asjad on ju selles mõttes nagu hästi päästetud, sest see on Gmailist otse tulnud. Et jällegi selles mõttes tuleb vaadata erinevaid nii-öelda nagu komponente, mis seal nagu on. Et siin on ka selles mõttes nagu üks näide lihtsalt, mis ma nagu enda postkastist olen nii-öelda võtnud, et jällegi siin selles mõttes millega nagu trikitatakse, et ongi hästi lihtsalt siin näha, et siin üleval paremal nurgas, et parooli reset hästi kiire ja siis selle on saatnud nii-öelda Jakob Kuub, et prevent.com. Siit soovitan ka teada ja aru saada, kes on sinu kolleegid, et õnneks või kahjuks Prevendis ühtegi Jakob Kuupi ei tööta. Et jälle, aga meil töötab nii Jakob kui ka siis Kuub perekonnanimeline inimene Prevendiseks, et sellega me jälle nii-öelda selles mõttes eksitame inimesed ära ja võib-olla ongi, et kuule, et spetsialist kirjutab, et ongi parooli resette, siis ongi see, et kas teil on täna nagu protsess olemas, kuidas te parooli resetite või mis põhjusel, et siis ka nagu see on asi, mida öelda töötajatele viia, et nad teaksid ja saaksid aru, mis, kus ja kuidas. Ja siin kõrval on siis tegelikult selles mõttes nii-öelda jälle üks phishing, kus tegelikult me näeme juba nimest ära, et nimi on siin valesti kirjutatud, emaili aadress ei ole tegelikult nagu standardi järgne, eks. Ja teiseks, kui me paneme kuskile fee või boonus, fee, success feed ja mingid asjad, et siin on nagu trikitatud nii keeleliselt kui ka muud moodi, et jällegi, et money talks, et kui kuskil on sees, kohe klikime, vaatame, mis seal on, et hästi sellised nagu tabavad ja töötavad asjad, või siin all, et tegelikult meili aadress on siin tagakirjas, aga me just kui display name'ina kasutame siin nagu päris aadressit, et jälle
et siit ka üks asi, mis võtta on see, et siia ka see, kus on need nime initsiaalid, siis tegelikult kui sul on ettevõttes nagu pildid ilusti seadistatud, siis tegelikult siin võiks olema ka nagu inimeste pildid, et jälle siuke pisike detail, mida väljast tulnud kirjaga kaasas tegelikult ei ole. Ja no mis me siis teeme, et kui on juba nagu asjad sealmaal, et on sisse tuldud ja on nagu pahasti, et siis mida ma olen nagu näinud enamasti on see, et kukutakse hästi kiiresti rapsima ja jooksma ühes suunas ja teises suunas, aga minu nagu selles mõttes igasugune soovitus on see, et kõigepealt võtta hoog maha ja hinga. Et ütleme nii, et kui mingi intsident on juba ära toimunud, siis ega sa seda enam nagu aega tagasi ei pööra. Nüüd on lihtsalt küsimus sellest, kuidas sa hakkad selle damage kontrolliga siis nii-öelda tegelema, et mis on need järgmised sammud, mida võtta, kuidas teha, et siin on ka nagu see, et natuke läheb see nagu sinna vale häbisse, et kui kuskil kasutajale endal midagi juhtub, siis ta üritab selle kohe nagu kuskile laua alla lükata, et tegelikult juhtub midagi, hakatakse tegema mõtlematuid asju, mis tegelikult võib veel minna palju hullemaks päeva lõpuks. Et või kui on pahalane nii-öelda tulemas sisse, et siis sama, et ärge vastake nendele kirjadega linke ega manuseid, veel parem on see, kui ära kustutate tihtipeale, sobib ka IT-teavitus või kui on kokku lepitud IT-ga mingi protseduur, et jah, me teame, et pahad kirjad liiguvad ringi, aga kustutage need lihtsalt ära. Kui nüüd on nagu midagi päriselt nagu untsu läinud ja juba selles mõttes küberkurjategija toimetab, et siis on kindlasti nii-öelda ekraani pildid, ajateljed hakata üles ehitama, et see aitab nii-öelda hilisemat nii-öelda siis selles mõttes nagu reverse engineering ut teha, sest päeva lõpuks okei, keegi sai sisse, aga meil on vaja aru saada tegelikult, kuidas ta sai, et seda järgmine kord ei juhtuks. Ja ongi IT-teavitus selles mõttes, CERT teavitus ikkagi selles mõttes, see ongi nüüd see, mis numbrites ka enne rääkisime, et CERT teavitus ongi selles mõttes, et nemad saavad anda omapoolseid soovitusi, näpunäiteid, lisaks tekib ka nendel andmebaas, mis kus liigub, kuidas liigub. Politsei teavitus just selles mõttes, kui me siin ongi nagu erinevad asjad, kas võib-olla keegi kuskilt maja seest tegi midagi, koostööpartner tegi midagi, tegelikult on ju kuritegu. Et kuni selleni välja, et ka nii-öelda päris küberkurjategijad võib-olla saadakse kätte, mis iganes, jagatakse infot, saadakse see rühmitusele nagu pihta, et teisipidi ka nagu mõelda seda, et politsei nagu nii midagi teha on ka nagu vale, et ega siis kui me ise seda infot ei jaga, ega siis midagi ei juhtu ka, et ega politsei ei näe teie kõikide arvutite sisse, mis te seal teete või kuhu te klikite. Ja haki teavitus, et haki selles mõttes on siis ikkagi, kui toimub andmeleke, et siis on tegelikult kohustus siis hakid teavitada, eks, et ärge seda unustage, et teistpidi, kui see kuskilt mujalt nagu välja ujub, siis on ka seal selles mõttes väiksed trahvimäärakas on nagu tulemas, et pigem olla ise avatud, see teinekord viib nagu võidule ja sealt saab nagu head infot, et me nagu üritame vahel nagu üksinda mingeid asju lahendada oma parema äranägemise järgi, mis tegelikult ei pruugi olla päris nagu õige viis. Ja seadmed võrgust välja kohe ja ära tee mitte midagi enne, kui ei ole nagu järgmised nagu plaanid koos, et ma ei tea, mingit restarte teha või välja lülitada või mingid muud asja. Et me võime sealt nagu seda olulist infot tegelikult nagu ära kaotada. Ja mis puudutab võib-olla selles mõttes nii-öelda laiemat identiteeti, siis tegelikult paroolide kohene muutmine ja kui ei ole multifactor authentication, ma loodan, et kõigil väga on see juba, et siis ka see paroolide muutmine koheselt ära teha, sest see on nagu täna ütleme nii, et enamus, kui mitte kõik asjad algavad ikkagi sellest nii-öelda parooli kätte saamisest kuskilt ja sealt läheb see nagu edasi, et mida kiiremini me selle nii-öelda augu kinni paneme, seda nii-öelda parem on. Ja ka teavitamine, et kolleegid saavad näiteks sult mingi kirja või kliendid, et siis kohe tuleb teavitada, sest see on nagu siuke nagu viirus, et see levib edasi ja nagu gripp, et ma köhin sinu peale, sa köhid järgmise 5 peale ja siis me lõpuks olemegi kõik köhime. Et seda selles mõttes tasub alati meeles pidada, et jälle, et see pea liiva alla panek tegelikult ei ole
ei ole nagu jätkusuutlik ja ei aita meid nagu kuidagi edasi, et me peame sellega nagu rohkem tegelema ja rohkem nagu avalikult tegelema. Aga jõuame siis sinna, et noh, kuidas me siis nagu kaitseme ennast, on ju. Et hästi palju ju on nagu kõik on pahad ja halvad ja mis me siis teeme, tõmbame juhtmed seinast välja. Jah, võib ka juhtmed sellest välja tõmmata, aga siis ilmselt jääb päris paljust ilma. Et siin ongi selles mõttes nagu hästi nagu selliseks basicust nagu hakkasime minema, et paroolide poliitika, et olen kohanud kohti, kus paroolidel ei olegi poliitikat ja põhimõtteliselt ma võin parooliks panna ka number 1 ja võtan enter ja siis see parool läheb läbi. Et vaadake need ka üle, kes täna võib-olla arvab teadvat, et tal on kõik hästi, siis tasub lihtsalt korraks nagu pilk peale visata, et lihtsalt värskendame mälu. Võib-olla mingi asi on meelest läinud või meil on parooli pikkus, ma ei tea, 4 tähemärki, meil sümboleid pole lubatud, parool ongi 1, 2, 3, 4, et selles mõttes täna nagu botid ja kõik muud asjad, kes küberkurjategijatest seda sisselogimiskatseid teevad, siis nad juba kasutavad neid kõik 1, 2, 3, 4-sid ja QWERTY ja password ja nii edasi. Et see on nagu hästi kiiresti lihtsasti aimatav ja tehtav, et see kindlasti üle vaadata ja 2-aastane autentimine, et see on lausa siin nagu märgitud siis rasvaselt, eks, et see on ka siuke nagu baashügieen täna juba, et on see siis sul nagu, ma ei tea, Microsofti Authenticator äpp või mõni muu äpp, millega sa seda 2-astmelist autentimist teed, aga palun vaadake üle, et kus vähegi on võimalik 2-astmelist autentimist ükskõik mis kujulgi rakendada, on see, ma ei tea, IP-põhine whitelist või ongi see 2-astmeline autentimine kuskile keskkonda või midagi 3. või 4. siis seda tuleks teha kohe. Selles mõttes, kui see täna veel ei ole teinud, siis nüüd, kui see vestlus siin meil läbi saab, siis kohe peale seda mine hakka tegema. Seadmed ja tarkvarad ajakohased, et üldiselt on ikkagi see, et endiselt selles mõttes kui me nüüd unustame selle ära, et meil see paroolid ja muu asi on nagu paigas ja sealt kuskilt siis pahalane sisse ei saa, et siis järgmine suur tegelikult nagu vektor on ikkagi see seadmed ja tarkvarad, et mis on siis omavad kas mingit ma ei tea, vulnerability't, haavatavust siis, et läbi mille on võimalik siis sinu süsteemi sisse tulla ja seal siis toimetama hakata. On selleks, ma ei tea, tulemüüri serverid, mis on avalikku võrku kätte saadavad, arvutid, midagi iganes. Et siin tasub ka nagu üle vaadata ja selge on see, et ega ettevõtetel on igasugust ka legacy tarkvara ja muid asju, mis võib-olla on natukene ajale jalgu jäänud siis ja nende vahetamine on kas, ma ei tea, majanduslikult mitte otstarbekas või on seal mingid muud põhjused, polegi näiteks uut lahendust. Et siis nende puhul lihtsalt peab vaatama seda, et need oleksid nagu isoleeritud sellest muust keskkonnast, et nad on siis omaette siuke pisikene nagu ökosüsteem seal kuskil, et see nagu minimaliseerib seda riski, et siin jälle tuleme selle riskihaldus või riskimaatriksi juurde, et pane need asjad kirja ja siis vaata üle, mis sa saad teha ja mis on see mõju ja mis on see võimalus, et see üldse realiseerub siis. Varunduse poliitikad on endiselt ettevõtted, kus ei ole mitte mingit varundust, et siuke basic varundus, jällegi vaadake üle, mis teil täna seis on, kaasa arvutud ka nagu Microsoft 365 näiteks, kes kasutab, et ka seal oleks mingi offsite varunduse võimekus siis tagatud, et kui selles osas on abi vaja, siis tulge rääkige meiega, pakume seda täitsa ja töötab. Et Microsoft ei varunda teie andmeid selles vaates, et tema pakub teie platvormi ja kui sul postkastist kiri ära kaob või keegi midagi ära kustutab või kuskil midagi ära krüpteeritakse, siis nii on. Ja ma olen siia tahaga siis pannud tegelikult see GFS, mida see siis võib-olla tähendab, kes teab, aga see tähendab tegelikult siis grandfather, father ja son siis nagu varunduse meetodid, mis on siis son või poeg on siis tegelikult päevane varundus, father on siis nädalane varundus ja grandfather, vanaisa on siis, ma ei tea, kas kvartalis, aastas, kuine, kuidas iganes. Ja see on lihtsalt selles mõttes siuke nagu hea võib-olla alus nagu praktika, mida nagu kasutusele võtta, et läbi mille on sul lihtsalt endal nagu mingi poliitika või paika panna.
ja kus ja kuhu siis on, et noh, ma nagu seda ütlen pigem nagu ei soovita, et võetakse kuskilt mingi USB ketas, tõstetakse sinna fäilid ja siis visatakse see kuskile nii-öelda seifi, et kui jah, seda võib teha, aga seda võib teha nagu ekstra, et ega see ei saa olla nii-öelda selles mõttes, ma ei tea, põhivarunduseks, et seda, jah, tasub korraks mõelda, et kuidas, mis ja kus see, ja kui on abi vaja, siis teate, kuhu pöörduda. Seadmete haldus, natuke läheb selle seadmete ja tarkvarade ajakohasuse kokku, aga seadmete haldus on natuke laiem kui ainult nii-öelda tarkvarad ja nende ajakohasus. Et igasugused turvapoliitikad ja kõik muud asjad, et täna on jälle vaadake seis selline, et liigume igal pool nagu mööda ilma ringi tegelikult oma seadmetega suuresti. Et ainuüksi siin nii-öelda kohalikust direktorist ja grupipoliitikast võib-olla jääb nagu veidi väheks. Et siis siin on ikkagi selles mõttes Intune'i võimalik kasutada, et siin ma ka selles mõttes hästi nii-öelda põgusalt korraks näitan, et päris kõik asju lihtsalt ei saa näidata, aga võtan lihtsalt siit ühe kolleegi arvuti ette, et see on siis meil nii-öelda Intune'i enrollitud. Ja minemata siis nii-öelda võib-olla liigselt detailsesse, et me saame siin device configuration'it teha ja ma ei tea, mingid BitLockerid seadist ja nii edasi, et kui mul selle masinaga midagi juhtub või see näiteks ära varastatakse või ära kaob, siis on mul tegelikult võimalik seda nii-öelda siis kaugelt täna siis ka nii-öelda ära tühjaks teha, et on mul seal BitLockeri peal või ei ole, võib-olla varastati ka arvuti nii-öelda lahtise ekraaniga mul nii-öelda kohviku nurga pealt ära, et siis mul tegelikult õnnestub seda vaipi lasta. Jah, tõsi, siis kui see on internetivõrgus. Ja olenemata siis sellest, kus see arvuti nii-öelda asukoht on, et saan ma siis seda tegelikult nagu igal pool teha ja saan ma siin selles mõttes ka ju tarkvarasid siin nii-öelda installeerida ja täpselt sama siis tegelikult kehtib ka nagu Maci kohta, et ka Maci saab nii-öelda Intune'i panna, tänaseks saab tegelikult Linuxit panna hästi siuke primitiivsel kujul, aga siiski, et ka siit on mul võimalik see oma arvuti praegu, kui ma siia vajutan, siis tegelikult mõne hetke pärast kaob meil see ühendus siin oma vahel ära. Ja saan samamoodi siin selles mõttes nii-öelda erinevaid konfiguratsioonipoliitikaid, ma ei tea, antiviiruseid, tulemüürireegleid muuta ja nii edasi. Et see kõik võimekus on siis tegelikult täna nii-öelda Intune'is olemas ja rõhutangi siin nagu seda, et seda on meil võimalik siis teha nii-öelda remotely ehk siis kaugelt see arvuti ei pea sul olema seal kontoris selle kaabliga laulatatud sinna kohaliku serverisse, vaid ta võib olla ükskõik kus, eks, ja ta saab nii-öelda poliitikat selles mõttes nii-öelda kätte. Vähem tähtis ei ole ka võrguturvalisus, et võrguturvalisus selles vaates on ka üsna nii-öelda oluline osa ja siin on siis mõned sellised synonüümid UTM, GESA, UTM siis nii-öelda Unified Threat Management. Täna nii-öelda meie nii-öelda Primendis pakume Fortineti seadmeid selle jaoks, kus me siis ka nii-öelda UTM-i kasutame, mis siis piltlikult öeldes tähendab seda, et meil on seal me teeme rakenduse kontrolli, me teeme liikluse kontrolli, me teeme veebifiltrite kontrolli ja me teeme ka nii-öelda siis intrusion prevention kontrolli, ehk siis kui keegi üritab teie süsteemi kuidagi sisse tulla, siis ka seda kontrolli me teeme selle UTM lahendusega, et siis kohtvõrk oleks siis võimalikult nii-öelda turvaline ja ei tekiks meil seal nii-öelda mingeid anomaaliaid. UTM annab veel võimaluse selleks ka, et me saame piirata ja keelata mingeid teatavaid lehekülgi, et selles mõttes ettevõtte vaates lihtsalt, et ongi mingid asjad, mida võib-olla ei ole lubatud kõikidel kasutada, et me oleme näiteks Primendis pannud kinni sellise asja nagu gambling kategooria, et töötajad ei saaks minna online kasiinos käia töö ajal, mida see ka omakorda tegi, see tegelikult pani ka Eesti Loto lehe kinni, ehk siis ei saanud ka nii-öelda lotopileteid osta, et see on nagu see
kategoriseerimise põhjal tulnud otsus. Võimalik on seal muidugi teha selles mõttes ja saabki teha ja tehaksegi nii-öelda erandeid, et noh, Eesti Loto võib-olla on nagu okei, lubame siis selle nii-öelda siis töötajatele lahti teha. Noh, seal on neid nagu võimalusi põhimõtteliselt väga palju. Ja siis on selles mõttes GSA ehk siis Global Secure Access, et siin ma võtan ühe nii-öelda nagu pildi ette, et mis on siis Global Secure Access, et noh, piltlikult öeldes ZNA, Zero Trust Network Access on siis nii-öelda kontseptsioon, mitte mingi lahenduseks ja Global Secure Access tegelikult võimaldab meil selles mõttes nii-öelda seda ZNA nii-öelda mudelit siis nii-öelda rakendada, ehk siis meil on arvutis on agent peal ja siis me siis nii-öelda pilvest, põhimõtteliselt VPN, et noh, kui nii lihtsustatud rääkides VPN ja läbi VPN-i siis selles mõttes me saame siis lubada kliente nii-öelda avalikku internetti, noh, nii-öelda kodus olles me saame ka keelata seda, et kas ta saab oma tööarvutiga sinna gambling site'il ligi või mitte. Kui me siis saame ka lubada seda, et kas ta saab meil failiserverisse ligi või ta saab meil kuskile avaliku pilves olevasse mingisse teenusesse ligi või mingit rakendust tarvitada, mis meil on kuskil, on selleks siis avalik rakendus või sisemine rakendus, et siis nii-öelda lõppkasutaja jaoks, kui ta kasutab siis Global Secure Access'i, siis tegelikult see ühendus on nagu nii intuitiivne, et tema ei saagi aru, tema lihtsalt klikib peale sinna ja tema jaoks nagu töötab, et kogu see töö tehakse tegelikult seal taustal ära, läbi mille siis tegelikult nagu Global Secure Access kontrollib, et kas see arvuti on meil vastavuses, siit tuleb see Intune mängu, et ta on compliant, tal on kõik nii-öelda turbeseadistused on seadistatud õigesti, eks. Ja siis vaatab näiteks, et tema asukoht on õige, et ta on õiges kohas ja see kasutaja on veel õige, kes seda teeb ja siis ta lubab sul sind nii-öelda sellesse teenusesse, ehk siis noh, see ongi nii-öelda Zero Trust Network Access kontseptsioon, eks. Et seda saab siis tegelikult nii-öelda Global Secure Accessiga siis kasutada, ja enne jäi selles mõttes seadmete halduse vaates arvutitest rääkisime, aga tegelikult on ka nii-öelda päris suur rõhk nagu mobiilsetel seadmetel, et need käivad meiega ju igal pool kaasas, et ükskõik kuhu me läheme, siis telefon on alati taskus. Et ka nende nii-öelda kaitse on nagu üsna oluline ja noh, täna selles mõttes enamasti me räägime ikkagi nii-öelda MAM-ist, ehk siis Mobile Application Management'ist, ehk siis nii-öelda lõpptöötaja vaates siis see, et me ei halda telefoni, vaid me haldame seda Outlooki rakendust hästi primitiivselt, hästi nii-öelda lihtsakohaliselt öeldes. Et ja siin me saame siis panna, mis on meil need äpid, mida me lubame, milliste äppide vahel me lubame seda liiklust, mis on need policy reeglid, ja mis on siis ka tegelikult see nii-öelda access requirement, et juhul, kui mul on vaja nagu sinna äppi ligi saada, siis tegelikult seal on eraldi see PIN või sõrmejälg või näotuvastus ees, et läheb see telefon jalutama, seal parooli pole, siis ta tegelikult nii-öelda ettevõtte varale ikkagi nagu ligi ei saa. Ja noh, mis on nagu teine asi, on siis tegelikult see, et nagu ma enne näitasin arvutite puhul, et saab neid nii-öelda vaipi lasta, siis tegelikult ka telefonide puhul saab siis nii-öelda, see on siis selective wipe, ehk siis me nagu telefoni ennast nii-öelda tühjaks ei tee nagu Mobile Application Management'i puhul, vaid me kustutame ära selle nii-öelda rakenduses oleva info, mis seal on. Ja taaskord, jah, see töötab siis, kui arvutis on internet või selles telefonis on internetiühendus olemas. Ja avalik wifi, see on ka hästi laialt ja levinud nagu teema, et osad ütlevad, et mis avalik wifi kasutab, kõik on krüpteeritud, kõik liiklused. Ja ei, et minu selge soovitus ja täna nii-öelda Primendi infoturbe reeglistik näeb ette seda, et tööarvutid me ühendame üksnes nii-öelda oma hotspoti külge. Et täna selles mõttes mobiilne internet on nii laialdaselt levinud, et kasutatavused on seal hoomamatud, piiramatud, mida iganes. Kui ei ole isegi piiramatud, siis selleks, et kuskil reisil olles kiirelt oma 2 emaili kirjutada ja ära saata, siis selleks piisavad ka need nagu väga väiksed paketid. Loomulikult jah, kui sul on igasugused GSA-d ja VPN-id ja muud asjad, siis loob seda turbekihti sinna juurde, aga avalik wifi annab hästi tihti nii-öelda man in the middle
ründevektori, kus siis tegelikult keegi on teinud sama, paneb oma selle mingi wifi purgi sinna laua alla ja on teinud selle sama nimega wifi. Ja siis sa tegelikult logid sinna sisse ja siis tema saab tegelikult kogu selle traffic'u justkui sealt nagu kätte. Noh, enne siis näiteks VPN-i või peale VPN-i. Selle jaoks ongi need kõikvõimalikud GSA-d ja Zero Trust Network nii-öelda kontseptsioonid nagu loodud, et seda ka sellistes olukordades nii-öelda siis teha lihtsamaks ja turvalisemaks. Aga jällegi, kui on võimalik, siis alati nii-öelda kuum koht hotspoti kasutada, eks. Vähem tähtis ei olegi tegelikult nagu logikorja ja analüüs, et selles mõttes ega me ju peame tegelikult nagu aru saama, mis meil nagu toimub, ja kuivõrd võib öelda, et jah, iga asi kuskil oma ette midagi logib, siis mõelge selle peale, et kui on vaja midagi otsima või tegema, siis või üldse nii-öelda nagu igapäevaselt hoida nagu silma peal, et siis kui palju võtab see aega, et ma ei tea, 10 erinevas keskkonnas käia ja seda infot sealt kokku korjata ja siis sealt veel mingeid põhjapanevaid järeldusi teha, et siis jällegi, et meil endal on nii-öelda selline toode nagu Prevent Shield, mis on siis nii-öelda CM-teenus, kus me siis tegelikult teeme seda logikorjet nii-öelda kõikidest erinevatest keskkondadest, toome selle ühte kohta kokku, teeme seal analüüsi, kasutame AI-d seal, kasutame seal inimsilmi, kasutame seal kõiki asju. Ja kui märkame midagi, mis ei ole okei või ei peaks nii olema, siis ka reageerime sellele vastavalt nii-öelda siis nagu suarvõimekusega. Et selle kohta ka, kui on lisaküsimusi, saab alati küsida, tulla, saame rääkida, mõelda läbi. Ja füüsiline turvalisus, et sellest ka enne nagu põgusalt rääkisin, et ma ei tea, ligipääsusüsteemid, aknad, kõrvalkontorid, kas või ma ei tea, pistikud, internetipistikud, mis teil kuskil kontoris vedelevad, kuskil, ma ei tea, välisukse juures, mida iganes. No vaadake, et sealt nagu ei tuleks sisevõrku või kust vaja ole, võtke üldse ära, et selles mõttes pole üldse seda võrku vaja. Ja teistpidi ka see, et kui vähegi mingi sensitiivse informatsiooniga tegelete, vaadake siis küla nii-öelda oma nagu muud reeglistikud, et nagu ma enne rääkisin sellest nii-öelda pildistamistest ja muudest asjadest, et kas on okei, kus on okei, kuidas on okei, et lihtsalt küsimus ongi selles, et tuleb nii-öelda luua mingi raamistik, tuleb nii-öelda aru saada, kus me täna oleme, mis me tahame saavutada ja kuidas me seda siis saavutame. Et siin on ka nagu mitu erinevat tahku ja füüsiliselt turvaliselt testige seda, küsige sõbra käest, kuule, tule koputa mul ukse peale, ütle, et sa tahad minna mingi inimese juurde, ja enam-vähem annate talle ka mingi enesekindlust, et kõnni sinna suunas, vaata kaugele jõuad, et ega siis ainult niimoodi saabki aru, kus me oleme oma asjadega, miks me oleme seal, et muidu me arvame, et kõik on hästi, kui me tegelikult ei testi, aga me siis tegelikult meil nagu puudub see arusaama. Ja see ei ole selles mõttes ju nagu kellegi karistamiseks või et sina läsid sisse, ta läks sinna ja jalutas sinna. Vastupidi, see on tegelikult selle nagu teadlikkuse tõstmiseks. Mis viibki nii-öelda siis tänase nagu viimase teema juurde on siis nagu töötajad, ehk siis tegelikult meie kallim vara. Päeva lõpuks võib öelda, et kui inimest ei ole probleemi. Selles mõttes, kui ma selle lingi peale ei kliki, siis tegelikult ei juhtu ju mitte midagi. Et mida või kuidas siis nii-öelda nagu teha seda, ongi siis tegelikult nii-öelda erinevad nagu koolitused, ja arutelud, elulised näidete puhul ma nagu mõtlengi seda, et räägime nagu asjadest, mis on päriselt juhtunud, mitte see, et hüpoteetiliselt tead, see pahaline võib sul välisukse siin lahti murda ja siis paneb selle juhtme kuskile sinna sisse, vaid räägime seda, mis maailmas toimub. Et neid näiteid on ikkagi mingil määral nagu avalikult täitsa olemas, kus on hästi selgelt ära nii-öelda detailselt kirjeldatud, kuidas see mingi asi juhtuma sai. Et see lihtsalt avardab nagu inimeste silma ringi, ja inimesed saavad aru, et päriselt see ongi nagu olemas, et see ei ole selline mingi müütiline jutt kuskil nurgas, et lihtsalt mingid turbemehed tahavad oma seal mingit teenust müüa või mingit muud asja. Ei, see ongi päriselt olemas. Ja selles mõttes just see nagu arutelu pool, et inimesed saaksid aru ka nagu millest jutt käib või kuidas see asi käib. Simuleeritud rünnakud, need on võimalik ju eeldefineerida, eelnevalt simuleerida, et lihtsalt me jällegi saame aru, kus kohas meie töötajad on.
noh, kontrolltööd, et me saame ka esitada nii-öelda küsimusi ja muid asju, et täna jällegi selles mõttes nagu Priment ise nii-öelda kasutab, müüb siis nii-öelda Nimbleri toodet, et hästi selles mõttes nagu lihtne, tulevadki siis need nii-öelda simuleeritud rünnakud sealt samamoodi, näeb selles mõttes hästi seda nagu ajalugu, kes mis kuhu on klikkinud, mida on teinud, ja siis on ka tegelikult selles mõttes koolitus, me täna lihtsalt klikin nagu hästi ruttu läbi, aga siin jällegi lihtsalt ehitame nii-öelda seda teadlikkust üles, et kus, mis, kuidas, miks, mida kasutatakse, mida võiks teha, need on hästi erinevad, sõltuvalt ka sinu nii-öelda siis küsimust või sinu nii-öelda käitumislikust harjumustest, siis see nii-öelda see õpetus siin nagu muutub, eks. Ja noh, koolitused kõik hakkasid kohe mõtlema, et issand jumal, et nüüd on klassikoolitus pool päev, kuuleme, kuidas keegi räägib küberturvalisusest, on issand jumal. No ei ole tegelikult, et selles mõttes siin on ka, et see Nimbleri lähenemine on hästi siuke nagu hea selles vaates, et tulevad siuks väiksed nagu ampsud, et noh, kõmme amps siin, amps seal, et sa käidki selle kiirelt, selle 5 minutit seal jood kohvi, võib-olla mingi veebilehe asemel, kus lihtsalt nii-öelda mingit infot ammutada, ma ei tea, ajalehti lugedes, siis võib-olla käid siit läbi, saad jälle mingit uut infot, jagad seda oma töökaaslasega, nii edasi. Ja saad alati teavitusi ja muid asju, kui ei ole midagi teinud, ja noh, siin on kirjas, et saadetakse ka alati nii-öelda simuleeritud infot, ja seda ka, et kui selle toote vastu on ka nagu huvi, et siis andke kindlasti nii-öelda teada, et siis saame ka tulla, aidata rääkida selle kohta, Vot nii, aga jah, läks tund ja 1 minut, et kiirelt vaataks korra üle, et äkki on kuskilt ka mõni küsimus tekkinud. Jah, ei olegi ühtegi küsimust. Et siin on siis nagu see, et kas oli hästi igav mõtete jutt, mis siit tuli, midagi aru ei saanud või on kõik hästi arusaadav ja üks küsimus ikkagi tuli. Okei. Nii, vaatame, mis siin kirjas on. Kõik Android telefonid ei ole mammiga hallatavad, mida sellisel juhul teha? Asutus ei saa ju kõigile töötajatele telefoni osta. Vastame sellele esimesena ära, et mammiga siis nüüd suures pildis ikkagi võiks öelda, et kõik tänapäevased telefonid, see on jälle hästi siuke subjektiivne ja lai mõiste, on ikkagi suuremal või vähemal määral nii-öelda toetatud. Küsimus on lihtsalt selles, et kus jookseb ka nii-öelda siis selle IT-poole see valulävi, et kui madalale me selle Androidi versiooni siis nii-öelda lubame, et eks siin tuleb kaaluda jällegi, see on jälle see koht, kus me tegelikult tegeleme selle nagu riskihaldusega, et meil on seal kasutaja, kellel on, ma ei tea, ma isegi ausalt ei tea, mis need Androidi versioonid täna meil enam see on, aga on seal, ma ei tea, 5 generatsiooni või 6 generatsiooni vana Android, millele tegelikult enam nii-öelda uuendusi ei pakuta, siis see peaks olema nii-öelda see nagu kaalukaus, kus ma ütleks, et kuule, stopp, et nagu siit me enam neid nii-öelda nagu seadmeid ei toeta, ja nüüd ongi see teine küsimus, et kas me siis nagu keelame ära, või siis ütleme, et suva, et kasuta, et jällegi, et kui ettevõtte nagu turbepoliitika näeb ette seda, et me ikkagi nagu turbame ja kasutame seda, siis tegelikult nii on, kui töötaja ei saa endale uut telefoni lubada, ei saa näiteks ettevõttest lubada, siis tegelikult ka läbi veebi on võimalik nii-öelda seda siis näiteks Outlooki tarbida, ja sinna siis me saame seda teistpidi piirata hästi lühikesed nii-öelda sessiooni ajad, et visatakse välja ja nii edasi, siis me haldame nagu seda riski nagu teise nurga alt, et sellisel juhul, ongi see, et ega siis kuskil see turvalisuse piir jookseb, ja kui me ei saa, et ega me nagu sinna, näiteks võtame nagu mammi vaate või Microsoft 365 keskkonna vaate, siis ega me nagu sinna ökosüsteemi veel eraldi mingit alam ökosüsteemi nii-öelda vanade seadmete jaoks ju tegelikult nagu täna teha kahjuks ei saa. Et siis tuleb lihtsalt hinnata ja vaadata võib-olla teise nurga alt, et kui ei saa mammi, äkki saame kuidagi teistmoodi või saame kuidagi kolmandat moodi, et kuidagi ikka saab.
Nimble koolituse sihtgrupp, kõik selles mõttes suures pildis. Et seal on võimalik nii-öelda ka erinevaid nii-öelda eelinfot panna, kes mis grupp on nii-öelda töötaja, finants, mingi muu asi. Ja läbi selle ka selles mõttes siis info tuleb sinna või need phishingud või siis need nii-öelda koolitused, et suures pildis kõik, kui kõikide jaoks ei ole võimalust, siis on jälle see, et kas võtad selle tavatöötaja, võtad selle finantsosakonna, võtad kuskilt kellegi, kes ise on, et siis on ka nagu natuke võib-olla siuke IT ja äri vaatavad võib-olla koos seda asja, et kust pidi, mis pidi on nagu võimalik läheneda, et ka IT inimesed eksivad, et selles mõttes ei saa öelda seda, et me IT inimesi ei peaks näiteks sellise simulatsiooniga nii-öelda katsetama, muidugi peame, et selles mõttes ja see on nagu selles vaates ka granulaarne, et Nimblerit algust tahate 5 inimesele, saate 5 inimesele, tahate 100 inimesele, saate 100 inimesele, et seal ei ole selles mõttes nagu piirangut, et sellega saate ka siis nii-öelda arvestada. Jah, rohkem küsimusi ei ole. Ühesõnaga, kui tekib küsimusi, tekib mõtteid, tuli mingi asi praegu täitsa välk selgest taevast või on mingi asi ammu juba Google'is tiksunud, nüüd saite uuesti selle kohta nii-öelda kinnitust, et jah, see võib-olla tõesti on oluline, et siis võtke ühendust, vaatame, mis teha saab. Mina tänan ja ilusat päeva jätku.